Head mustamäelased! Tallinna linnavolikogu võttis vastu 2026. aasta linnaeelarve. 2026. aasta eelarve maht on 1,32 miljardit. Sellest tulud 1,2 miljardit ja tegevuskulud 1,1 miljardit eurot. Tegemist on ausa, vastutustundliku ja jätkusuutliku eelarvega, kus tulud ületavad kulusid, mitte vastupidi. Investeeringute maht 2026. aastal on 195,6 miljonit eurot. Investeeritakse targalt haridusse, perede turvatundesse ja liikumisvõimalustesse, et Tallinn oleks linn, kus nii noored, pered kui vanemaealised tunneksid end hoitu ja väärtustatuna. 2026. aasta eelarve fookuses on haridus, lastega pered ja inimeste toimetulek. Haridusvaldkonda suunatakse 42% linna eelarvest. Esiteks õpetajate palgatõus. Õpetaja töötasu riiklik alammäär 2026. aastal on 1970 eurot. Tallinn lisab sellele omalt poolt 100 eurose palgalisa nii kooli kui ka lasteaia õpetajatele. Eestikeelsele õppele ülemineku jätkamiseks on ette nähtud 10,2 miljonit eurot. Haridustaristu investeeringuteks aga 89,3 miljonit eurot. Esimesse klassi astuja toetus tõuseb 500 euroni ning teise kuni 12. klassi mineva lapse kooliaasta alguse toetus 150 euroni. Alates 1. septembrist vabastatakse Tallinna pered lasteaia kohatasust. Sünnitoetus tõusis seniselt 350 eurolt 1000 euroni lapse kohta, kaksikute puhul senise 1000 euro asemel 3000 euroni ning kolmikute sünni puhul lausa 10 000 euroni. Puudega lapse toetus on tõstetud 200 eurole. Hea meel on ka märkida, et pensionilisa tõusis samuti sellest aastast 250 eurole. Jätkub tasuta ühistransport, laiendatakse sporditoetusi, jätkub panustamine heakorda, lumekoristusse teedelt ja kõnniteedelt. Lisaks panustatakse läbi piirangute leevendamise ja planeeringute menetlemise kiirendamise ka ettevõtluse elavdamisse. Oluline on märkida, et investeeringutest läksid eelarvesse üksnes need, mida on reaalselt võimalik ka sellel aastal ellu viia. Kuid räägin ka, millised tegevused on meil kavas 2026. aastal just Mustamäel. Kõigepealt märgiksin ära, et sel sügisel lõpevad aadressil Sõpruse puiestee 234 lasteaed Kikase ehitustööd. Lisaks saavad sel aastal uuendatud ka pealinna trollitaristu, sealhulgas Mustamäel Vilde teel, Sõpruse puiesteel ja Akadeemia teel. Uued kaasaegsed uue põlvkonna trollid saabuvad liinile selle aasta teises pooles. Uutest investeeringutest on sel aastal kavas teises mikrorajoonis teede rekonstrueerimine ehk siis Kadaka staadioni ja parkmetsa ümbruses. Aiandi tänaval projekteeritud kõnniteede ehitus. Kadaka tee 153B vana hoonekorpuse lammutamine ja uue korpuse ehitamine, aga ka Mustamäe tee 189 parkimismäe rajamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni ettevalmistamine. Tammsaare tee 139A mänguväljaku projekteerimine ja ehitus, aga ka esimeses mikrorajoonis Soft Academy hooviala projekteerimine. Lepistiku pargis ojade puhastamine. Tammsaare tee 79A toidusalu rajamine, see on siis välisprojekti rahastusel. Kadaka staadionile aadressil Vilde tee 120 varjualuse ehitamine ja Akadeemia tee 32 hoone terviklik uuendamine. Lisaks on sel aastal kavas ehitajate tee 89 Kuarte jalutusväljakul vana inventari vahetus. Sõpruse puiestee 181 perearstikeskuse katuse taastusremont, aga ka vanade penkide väljavahetamine ja uute paigaldamine, sealhulgas Sütiste metsa lisandub 15 istepinki. Mändinpargis, Partitiigi pargis ja Lepistiku pargis kaamerate korrasoleku kontroll ja uute turvakaamerate paigaldamine. Probleemsetes kohtades loomulikult ka graffitite eemaldamine, aga ka lilleamplite ja lilletornide paigaldamine vähemalt senises mahus. Künniste paigaldamine vastavalt elanike soovidele ning olemasolevate parandamine. Sõpruse puiestee 225A ja ehitajate tee 23B kriisivalmiduse raames võimalike varjumiskohtade ehitusauditi tegemine.
samuti jätkame turvapatrulliga ning pikendame turvalepingut ka talviseks perioodiks. Ja nii tegus see aasta meil olema saab. Suur tänu kõigile, kes on suuremal või väiksemal määral oma ideede ja mõtetega abiks olnud. Jätkame üheskoos tööd selle nimel, et meil kõigil oleks oma kodu linnaosas hea ja turvaline elada. Aitäh!